Tere, siin on Brüsseli päevik Yana Toomiga. See nädal oli meil Brüsselis niinimetatud komisjonide nädal, kus me võtsime vastu ka mõned resolutsioonid, aga kuna komisjoni hääletus on alles esimene etapp, räägin sellest pikemalt siis, kui asi jõuab otsustavasse etappi ehk siis plenaaristungile. Miks ma ikka koorman teid rutiiniga? Aga olid ka mõned kõrvalised sündmused, millest rääkida, nagu näiteks MEP-ide ehk Euroopa Parlamendi liikmete kohtumised Eesti sisuloojatega. Oli tegelikult väga meeldiv kohtumine, kuigi alguses ma natuke pabistasin, sest minu kogemus ütles seda, et meie sisuloojad väga ei süvene Euroopa poliitikasse, aga ma eksisin, nii et müts maha, inimesed olid hästi ette valmistatud, väga hästi kuulasid. Tegelikult see oli terve punt Eesti noori, no mitte väga noori võib-olla, aga minust kindlasti nooremad inimesi, kes siis on aktiivsed blogijad ja kes tundsid huvi sellise teema vastu nagu lastele sotsiaalmeedia kasutamise keelustamine. See on see, mida praegu tegi Austraalia ja see on see, mida praegu kavatseb teha ka Prantsusmaa. Ka Euroopa Parlament teatavasti võttis vastu oma seisukoha, mille kohaselt ei peaks sotsiaalmeedias olema ligipääsu lastele, kes on nooremad kui 13 aastat ja siis edasi kuni 16-aastase vanuseni seda võib teha ainult vanemate nõusolekul, mida vanemad peavad ka verifitseerima. Ma pean tunnistama, et algul ma hääletasin selle poolt, aga hiljem ma muutsin oma hääletust. Meil on see lubatud, kui see muudetav hääl ei ole otsustav ja minu hääl otsustav ei olnud. Miks ma sellise vea tegin? Sest selles raportis oli enne seda teine niinimetatud, inglise keeles öeldakse red herring, ehk siis punane heeringas. Mingisugune fakt, mis juhib tähelepanu kõrvale. Ja see punane heeringas oli tegelikult niinimetatud chat control. Ehk siis Taani eesistuja riigi soov teha nii, et meie sotsiaalmeedia sõnumid oleksid avatud näiteks politseile, kes saaks sinna seal nagu nuhkida meie järele. Aga kuna seda sätet enam seal ei olnud, siis ma kuidagi nagu tegin selle vea, et hääletasin poolt. Muutsin oma häält ja ma ütlen teile miks. Esiteks me näeme, et keelud ei tööta. Me nägime seda ka Austraalias, sest järgmine päev peale seda, kui see sotsiaalmeedia oli lastele keelatud, seal oli laviin sõnumitest sotsiaalmeedias, postitustest, kuidas nad sellest keelust mööda hiilisid. Ja selge see, et meie maailmas sellel pole nagu mõtet. Mis päästaks on tegelikult haridus, haridus ja haridus. Ja lapsed pole ainsad inimesed, kes usuvad igasugust jama, mida sotsiaalmeedias kirjutatakse, olgem ausad. Me kõik teame ka sellised täiskasvanud inimesi, vanuritest rääkimata, kes ei suuda tuvastada, mis on tehisintellekti poolt loodud pilt, mis on päris pilt ja nii edasi ja nii edasi. Nii et keeldudega me seda asja ei lahenda. Täpselt sellest me sisuloojatega rääkisime ja ma loodan, et nad viivad selle sõnumi ka edasi ja et Eesti igal juhul ei lähe seda teed, mida praegu läheb Prantsusmaa, millest on tegelikult väga kahju. Oli sel nädalal ka väga huvitav kohtumine Rail Baltica sõprade koosolekul. See Rail Baltica parlamendisisene grupp on grupp inimesi, grupp saadikuid Balti riikidest, enamasti Balti riikidest, kes hoiavad silma peal sellel, kuidas kulgeb Rail Baltica projekt. Ma ei hakka siin pikalt rääkima, sest minu hea kolleeg Anastasia Kovalenko kõrvalt teeb siin väga head tööd ja hoiab Eesti inimesi kursis sellega, mis tegelikult Rail Balticuga toimub. Aga milles me veel kord veendusime, on see, et kui panna üks projekt, nagu see juhtus Rail Balticuga Lätis, poliitilise debati keskmele ja alustada selle üle pikki poliitilisi vaidlusi ja lõhestada selle pealt ühiskonda, siis me saavutame selle olukorra, kus me täna oleme. Projektiga Läti edasi ei liigu, nii nagu peaks liikuma, raha ei ole, kõik venib, naaberriigid ehk siis Eesti ja Leedu on nurka surutud sellega. See on see, mis juhtub, kui poliitikas võetakse ette mingisugune teema ja alustatakse selle ümber kunstlikku polariseerimist. Ma usun, et tegelikult kurja juur on just seal. Seal on muidugi ka palju teisi faktorid töös, aga täna me oleme seal, kus me oleme. Rail Balticu pidi käivituma tänavu, ehk aastal 2026, millal see nüüd juhtub, jumal seda teab. Kui aga vaadata Europarlamendist pisut kaugemale, siis ma ütleksin, et see oli kuluaaride nädal, millal ametlikult räägiti üht, kuid kuluaarides hoopis teist juttu. Ja kui kõik saavad teada nendest kuluaarides toimunud vestlustest, siis tekib muidugi ebamugav tunne, sest ega need omavahelised jutud pole diplomaatide maailmas avalikustamiseks mõeldud.
Kõik algas Kaja Kallasest, kes väidetavalt nimetas Ursula von der Leyenit eraviisilisest vestlusest diktaatoriks. On selge miks. Von der Leyen surub igati Euroopa välisteenistust, mille eesotsas Kaja seisabki, ega lase tal tegutseda. Samas ei saa ju öelda, et Kaja on mingi abiturume helbeke. Me mäletame küll, mida ta tegi peaministrina. Aga siin tuleb mängu nii-öelda mastaab. Esimene tüdruk külas ei pruugi säilitada oma staatust suures linnas, kus elavad tõelised haid nagu Ursula von der Leyen. Aga üldse kõik see kulisside tagune tülitsemine, millele raisatakse aega ja energiat, on halb märk. Euroopa välispoliitikale see igal juhul hästi ei mõju. See oli väike skandaalike. Kolmapäeval aga puhkes üks suur skandaal. Slovakkia peaminister, euroskeptik ja Trumpi suur toetaja Robert Fico käis 2 nädalat tagasi Mar-a-Lagos, USA presidendi residentsis. Ta naasis sealt psüühiliselt traumeerituna ja rääkis Brüsseli koridorides Euroopa Liidu tippkohtumisel, et visiit oli kohutav, Trump on hulluks läinud, ohtlik ja ebakohane. Ametnikud eitasid seda nii Fico kui ka Valge Maja, kuid on ebatõenäoline, et 5 poliitikuallikat võiksid üheaegselt valetada. Siin ma pean lisama, et olen ka ise Fico tsitaate kuulnud ja täiesti usaldusväärsetest allikatest, nii et poliitiku paraku ei eksi. Kui Trump tundus hullumeelsena tulihingelisele Trumpi toetajale, olukord peab olema tõesti väga halb. Kuid mitmed Eesti poliitikud, nagu näiteks välisminister Margus Tsahkna, tahavad väga uskuda, et midagi erilist ei toimu. Tsahkna reageeris veel kuidagi Trumpi katsetele kröönima endale saada, kuid sel nädalal hakkas ta jälle vanu laule laulma. Ei ole vaja Trumpi tõttu paanitseda ja tema retoorik on selline, et nõrgatärvilistel une viib, kuid ohkima ja puhkima ei peaks. Kummaline kokkusattumine. NATO peasekretär Mark Rutte üritas samal ajal veenda Euroopa Parlamenti, et Trumpi pärast ei tohi USA-ga suhted katkestada. Euroopa ei suuda end ilma USA-ta kaitsta, ühtse Euroopa armee loomine väljaspool NATO raamistik on Putinile kasunik ja nii edasi ja nii edasi. Ootasime, millal Rutte ütleb, et tuleb ameeriklastele kröönima ära anda, kuid seda millegipärast ei juhtunud veel. Hämmastav on see, et jätkatakse visalt veenmist, et USA olevat meie peamine liitlane, kuigi USA ise nii enam teatavasti ei arva. Võib-olla muutub olukord järgmise presidendi ajal, kuid praegu ei saa ei Euroopa ega Eesti endale lubada loota riigile, kus võimule võivad tulla Trump 2 ja Trump 3. Mis tahes NATO peasekretär tribüünilt ka ei kulutaks, kuluaarides räägitakse üha sagedamini, et kui midagi juhtub, kas USA ikka tuleb meile appi. Ja siin on Eesti jaoks oluline detail. Kui me teame, et meid kindlasti kaitstakse, ei peame ühiskonna ühtsuse pärast eriti muretsema. Aga kui seda teadmist meil ei ole, siis tuleb ühtsus ja ühtekuuluvus eriti tugevalt esile. Huvitav, millal see lihtne mõte jõuab lõpuks meie valitsuseni, et majandusliku ja rahvusliku lõhe puudumine ongi meie julgeoleku garantii. Püsige terved ja näeme nädala pärast.